Tere päevast! Austatud linnapea, maavanem, koolidirektor, armsad vanemad, head õpetajad, kallid õpilased. Avan Valga põhikooli maja avamise ja 1. septembri aktuse. Palun esimestel klassidel tulla kooliõuele.
koolimaja avamise tseremooniaks saab sõna Valga linnapea härra Kalev Härk. Austatud lapsed, õpetajad, lapsevanemad, lillaenalikud. Seda õppeaastat ei oodatud mitte ainult 3 kuud, vaid seda oodati peaaegu rohkem kui 3 aastat. Koolimaja, mis ükskord katki läks ja nii katki läks, et seda kohe korda tehtud ei saanud, on täna siis valmis. Ja Valga põhikool saab täna endale uue maja, korrastatud maja, uue sära ja päikese meie õuele. Meie on läinud hästi. Meil on olemas Valgas uus kutseõppekeskus, me saime korrastatud Kungla tänava maja, me oleme alustanud Vabadustänava koolimaja uuendamisega ja ma olen hästi kindel, et järgmisena saab korda ka Valga Valge maja. Igal juhul me teeme selleks kõik tööd. Aga veel tähtsam kui see, et meil on päikelised koolimajad, on see, et igas koolimajas säraks päike ka sees. Et igal lapsel, igal õpetajal oleks sära silmades, et ta tuleks kooli tahtega siit saada ja anda, õppida ja olla. Kallid lapsed, ärge mõelge sellele, et te tulete kooli, et te olete õpetaja jaoks või te olete hinnete saamiseks siin või isegi lastevanemate jaoks te ei käi koolis. Te käite koolis iseenda jaoks selleks, et saada edukaks, et saada teadmisi. Nõudke neid oma õpetajatelt, sest tegelikult neil on teile palju anda. Kui te oskate küsida, siis õpetajad seda ka teevad. Ma tänan kõiki kannatlikkuse eest, sest väga palju närve, unetuid öid, probleeme, vaidlusi on kõige selle ümber siin sündinud. Need lapsed, kes on käinud ajutistes koolimajades, need lapsevanemad, kes on pidanud teid sinna viima, tooma, närveerima, see on nüüd läbi. Igal koolil on nüüd oma koolimaja, iga kool saab oma koolimaja jällegi luua selliseks, nagu tema kooli sisemine hing on. Ja see hing, nagu ma näen põhikoolist, on särav ja päikeseline. Edu teile algavaks kooliaastaks ja head, ilusat kooliaega kõigile. Sel aastal tahab Valga linn kinkida kõikidele Valga linna koolimajadele linnalipu. Me oleme uhked oma linna koolimajade üle ja me tahaksime, et kõik linna inimesed näeksid, kus on Valga linna koolid. Ja ma tahaksin, et 2 lippu Valga põhikoolil üle anda. Annaks direktorile. Ja siis väikesesse, armsasse Vabadustänava koolimaja samuti. Ja see ei ole veel kõike. Kuna uus on kõik selles koolis, uued majad, siis mõtlesime, et me peaksime sellele koolile kinkima ka uue koolikella. Kui ma saaksin selle koolikella enda kätte, siis Valga linn tahab kinkida Valga põhikoolile uue sümboolse koolikella. Kui tegelikult vaadata, siis siin kogunesti on 2 kella. Üks on natukene väiksem, teine suurem. See võiks siis sümboliseerida seda, et see on suur kool, päikeseline kool, mis asub 2 majas. Aga samuti võib see sümboliseerida seda, et meil on kaksiklinn, on väike Valka ja suur Valga või vastupidi. Igal juhul on see kell 2 kõlaga, on õpetajate ja õpilaste kell, nii et võtke see kell selle kooliga kaasa. Järgnevalt anname sõna Valga maavanemale härra Margus Lepikule. Tere, põhikooli pere! Head õpilased, õpetajad, koolipere liikmed, kallis direktor, linnapea, lapsevanemad. Pärast pikka ootust võib teid õnnitleda päris mitme asja puhul, vähemalt 2 asja puhul. Läks aega, mis ta läks, aga mis juhtus? Suvi on läbi, kooliaeg on käes, hurraa! Teine asi, mille puhul teid võib õnnitleda kindlasti on see maja teie ees minu selja taga. Lõpuks ometi on ta nüüd valmis ja teie käsutuses.
Mul on endal olnud võimalus siin majas 10 aastat koolipinki nühkida ja ka muid asju teha. Ja julgen teile öelda selgelt võrdlusena, head õpilased, õpetajad, koolipere, teie käsutuses on alates tänasest uhke, moodne, kaasaegne koolimaja. See on maja, kus on suurepärased võimalused õppimiseks, spordi tegemiseks, kultuuri tegemiseks ja paljuks tuhandeks muuks asjaks. See maja tuleb nüüd elama panna. Head õpilased, õpetajad, pange see maja särama. Tehke see maja, õpilased, õpetajad ja kogu linn tuntuks nii Eestis kui ka miks mitte ka kogu maailmas. Alates tänasest on kõik teie endi kätes. Ilusat kooliaega! Aitäh! Järgnevalt on sõna palunud Valga gümnaasiumi direktor härra Raimond Luts. Kõigepealt tahaks kõikidele siin olijatele öelda head teadmiste päeva. Valga gümnaasiumil oli moto Carpe Diem ehk eesti keeles kasuta aega. Ma loodan, et see meie endine kool kasutab aega. Ja ma väga loodan, et siin saab koondada Valga gümnaasiumi ja Valga põhikooli kõige paremad mõtted, et neid ellu viia on vaja inimesi. Ja ma sooviksin, et siin õppijail, nii õppureil kui õpetajal oleks rahulolu tunne. Seda saab teha ainult koostöös ja ma arvan, et seada ühiseid eesmärke. Teile palju edu selleks, et kõikidel oleks rahulolu ja annan selle kimbu, mis on Valga põhikooli värvid direktor Tarmo Vossile. See, et meie seisame praegu niisuguse väga ilusa maja õuel, on tänu sellele, et ehitajad, ehitusfirma PRIK ja E&G OÜ on meile selle maja tänaseks päevaks valmis ehitanud. Palume siia ehitajate esindajaid. Nii väga ootame, kas on keegi olemas. Täname linnavalitsust meeldiva koostöö eest. Loodan, et koolidirektoril on järgnevatel kuudel arveid, kommunaalarveid vaadates natukene parem meeleolu. Ja omalt poolt soovime kooli lastele edukat õppeaastat. Ja nüüd on sõna meie koolidirektoril härra Tarmo Postil. Päikest. Austatud maavanem, linnapea, head õpilased, õpetajad, lapsevanemad, head külalised, head Valga põhikooli sõbrad. Täna on käes see päev, mida Valga linnas on kaua oodatud. Kaua oodatud, aga natukene kardetud ka. Aga ikka rohkem oodatud ja oodatud päris kaua. Äsja on valminud uus koolimaja, koolihoone. Maja on uus, ilus, puhas ja kaasaegne. Aga see maja ei ole veel meile kodune, sest kodus on meil kõik asjad paigas, oma käe järgi seotud. Kodus on kodune tunne ja kodus on oma tunne. Kodus on meil omad toimetamised
ja oma harjumused. Uus kool on vaja selliseks elada. Uus kool on vaja elada koduseks. Meie koolimaja on vaja muuta hubaseks, käepäraseks ja panna oma kella järgi tööle. Kõike, mida see uus koolimaja meile pakub, me tegelikult alles avastame. Ja avastame koos. Avastame koos teiega. Aga see kõik võtab ka aega. Koolihoone pakub meile uusi väljakutseid. Iga väljakutse vajab aga pingutust. Aga ainult uus koolimaja ei tekita meil mõnusat õpikeskkonda. Seda saab ainult teha koos ja koostöös. Koostöös õpetajatega, õpilastega ja lapsevanematega. Kõik koos. Haridus- ja teadusminister on öelnud mitu korda, et õppimine peab olema huvitav. Uus maja annab meile selle võimaluse. Teeme koos õppimise huvitavaks. Koolimaja on valmis, aga ei, kool ei saa kunagi valmis. Meil on sellel aastal 2 maja, 2 koolimaja. Üks vana üle 100 aasta Vabaduse tänava koolimaja ja nüüd teine koolimaja, ehitatud 70-ndatel ja nüüd täiesti renoveeritud. Mõlemal koolimajal on olnud oma minevik, oma lugu. Meie teeme aga selle maja tulevikku. Tulevikku loome meie. Ja nüüd ma tahan öelda tänud kõigile, tänud ehitajatele, tänud linnavalitsusele, tänud ehituslikule järelevalvele, tänud majandusjuhatajale Kuldarile, tänud remondimeestele, tänud koristajatele, tänud kõigile need, kes viimastel päevadel andsid ennast kõik, et me täna saaksime kooli avada. Ja tänud kõikidele õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele. Tänud nende keeruliste aastate eest, mida me oleme pidanud kannatama. Aga tänud kõigile nendele, kes uskusid ja lootsid tänasesse päeva. Kool on valmis, aga ei, koolimaja ei saa kunagi valmis. Päikest teile, meile, päikest meile kõigile. Nii, aga kutsumegi nüüd siit järjest need ehitajad aktsiaselts Brikile on tänukiri, ütle välja. Me tahame anda tänukirja aktsiaselts Brikile tehtud töö eest. Ja. Me teame, et 1. september on paljudel tähtis päev ja see oli see põhjus, miks ei saanud tulla Brik, aga me täname selle eest. Ehitusfirma EGOÜ. Ehituskorralduse OÜ. Need on need järelevalvajad, kes kontrollisid ehitaja tööd. Nemad jälle kontrollivad juba järgmist objekti. Ka järelevalve, vaadake, kui palju järelevalveid on. Accuratio Fassaadid OÜ. Nii, ka neil on juba järgmine objekt, mida järgi valvata. Ja veel kord teeme ise endale aplausi, sest koolimaja on meie oma. Ja nüüd palume härra linnapead, härra maavanemat, direktor Tarmo Posti, ehitajaid ja õpilasesinduse esindaja Karel, palun tule lindi lõikamisele. Jah, minge ruttu üles, poisid teie, noormehed, väiksed. Nii. Nüüd võiks mingi muu. Sa ei saa aru, ei ole planeeritud. No ei tule, noh.
meil on selline mõte, et need lint, mis praegu lõigati 5 tükiks, me otsekohe praegu raamime need lindid ära ja need saavad kingituseks esimeste klasside klassiruumidesse ja direktori kabinetti, nii et päkapikud juba teevad tööd. Aitäh teile lindi lõikamise meeskonnale. Ja nüüd tahaksin öelda kõikidele külalistele, kes meil on veel kutsutud, et me väga ootame teid pärast aktuse tseremoonia lõppu kooli aulasse ja koolimajja ringkäigule, et väikesed ootavad aabitsaid ja selle tõttu me ei venita seda aktust pikemaks, aga ootame teid ringkäigule ja seejärel siis kooli aulasse. Ja. Nüüd on meil valmis lastekoor Kiired, juhendab Jaana Oberst ja laul Algab päev. Virgat teeme Simon, kui lapsed näevad alles undu. Algab päev, muinasjutus kaunim veel. Algab päev, ootamas on 1000 teed, kuid peagi ärkab loomalaps. Linnu ema, linnu laps, läheb virgalt teeme Simon, kui lapsed näevad alles undu. Algab päev, päikse tõusus sünnib see. Aitäh, armsad esimeste klasside õpilased. Võtame teid vastu meie kooli õpilasteks. Direktori käskkiri number 1 30. augustist lubab võtta meie kooli õpilasteks 87 väikest poissi ja tüdrukut. Ma palun siia direktori ja õppejuhi ja alustame aabitsate kätte jagamist ja õpilaste kooli vastuvõtmist. Esimene A-klass. Armin Raudsepp. Palun tule. Darinaslav Vikovski. Gerda Afanassjeva. Hanna Annabel Selesnjov. Ivar Kolubenko. Kevin Koosa. Kevin Kruusamägi. Kevin Nelk. Claudia Tammela. Kris Kingo. Laura-Lii Hansing. Maarja Kurvits.
Markus Roosipuu, Maria Tihonova, Marten Saarelainen, Martin Paškov, Melani Aasma, Patrik Purask, Paula Nääme, Raigo Puustusmaa, Rasmus Pikk, Reimo Ojamets, Rico Pähno, Romet Kalgan, Sandra Kenk, palume siia esimese A-klassi õpetaja, kellele siis kingimegi kohe koolivärvides tänukirja sellise koolipildiga. Mälestuseks siis sellest esimesest erakorralisest septembrist. Edu ja jõudu laste kasvatamisel ja vormimisel nendest mõnusateks noorteks. Esimene B-klass. Aleksander Reinhold, Aliina Tamp, Anni Lender, Karola Erik, Eke Egor, Elisabeth Uibo, Erik Patlep, Kairi Johanson, Kristel Verte, Kristo Verte, Liina-Mai Põldsepp, Martin Koltsov, Martin Uibopuu, Mattias Jaansoo, Mirelle Lahesoo, Mirtel Üllim, Rando Savi, Risto Tiri, Robin Saar, Robin Varres, Roman Taanin,
Romet Koemets, Sivert Raide, ja Stiina Viher. Esimese B-klassi õpetajaks saab õpetaja Reet Hallaste. Ka tema klassile mälestuseks 1. septembrist ja koolimaja avamiselt ja edu ja jõudu selle klassi meeskonna kujundamisel. Esimene C-klass, Ain-Alar Pundonen, Andrus Laas, Asko Hulko, Elisabeth Egel, Elvira Umanets, Gabriel Ivane, Jano Petler, Karl Gregor Pruuli, Karmo Aab, Kerli Rauba, Kristelle Raidsalu, Christopher Grant, Laura-Liis Saks, Lika Vinnik, Marabella Karpats, Mario Pruuli, Martin-Erik Preedis, Marvo Kurg, Nikolas Perejev, Nikita Kovalenko, Pavel Kratškovs, Romet Nõgene, Sandra Pitka ja Triinu Põldvee. Esimese C-klassi õpetajaks saab õpetaja Tiina Fedotova. Tema klassile jääb ka mälestuseks selline tänukiri või meenutus 1. septembrist. Aga me hõikame ikka läbi. Ja edu ja jõudu õpetajale klassikollektiivi kujundamisel. Esimene D-klass, Andri Matus, Daniel Velijev, Dasha Bushina, Egert Ossipov, Eimo Tambur, Erik Šustrov,
Lepik Melani Simberg, Jane Lill, Karoliina Henrikson, Kaspar Persin, Katri Trompe, Keidi Kartsepp, Kevin Köster, Kristiina Lepik, Kätlin Org, Liisa Tjatõh, Mario Kaljon, Marina Selesnjova, Markus Smarodin, Marten Rampe, Oliver Lehes, Stacy Tikk, Steven Unt, Steven Vassiljev, esimese D-klassi juhatajaks saab õpetaja Urlika Koop. Ka temale ja klassile mälestuseks selline koolimaja pildi ja lindikesega raamitud mälestusese. Ja palju jõudu teile, armsad väikesed õpilased, palju jaksu kõikidele õpetajatele ja üks pisike laps tuli veel, direktor, palun märka. Palju õnne sulle, kullake. Laulu Koolitee esitavad Oliver Daniel ja Ott-Mait Põldsepp. Ümber maakera jooksevad teed, kuidas tahaks küll rändama minna. Aina kutsuvad sinavad veed, kauged rannad ja tundmatud linnad. Koolitee, 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 kõigi teede algus on see. Sinu armas vana tuttav, mida mööda sina ruttad oma sõpradega üheskoos. Ja rammu leida jõudu, mis võitmatuks teeb. Aastast aastasse tugeval sammul vana tuttavad kooliteed. Koolitee, 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 kõigi teede algus on see. Sinu armas vana tuttav, mida mööda sina ruttad oma sõpradega üheskoos. Kelleks saada ei seda veel tea. Palju kutseid on toredaid suuri. Künnad põldu või mertsa, kes teab. Ravid haigeid või tähtisa uurid. Koolitee, 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 kõigi teede algus on see. Sinu armas vana tuttav, mida mööda sina ruttad oma sõpradega üheskoos. Armsad esimeste klasside õpilased,
meie 9. on teile mõelnud kingituseks õhupallid ja kohe direktor Tarmo Post räägib õhupallide juurde ühe loo. Palun, direktor. Nii head lapsevanemad, et nüüd teil enam lapsi ei ole. Nüüd on nad juba koolilapsed. Ehk tähendab, et 7 aastat kodus on möödas ja nüüd on õpilased asunud või teie lapsed asunud juba õpilaste nimekirja, sest see, mida õppealajuhataja ette luges, oli tegelikult siis Valga põhikooli vastuvõtmise käskiri. Nii et nüüd nad on meie õpilased ja siin ja kooli jäävad nad 9 aastaks. Nii. Ja nüüd teie lapsed saavad kõik kätte endale õhupallid. Nii. Nii, kas... Aga vanemad, nüüd ei ole vaja pilti teha, nüüd on vaja vaadata, kuhu teie õhupall läheb, kuhu teie lapse õhupall läheb. Et see õhupall ennustab ka seda, et kuhu teie laps siis pärast õppima läheb, kuhu suunas. Nii. Ja hoidke kõvasti nüüd kinni, see on teil esimene eksam, te hoiate õhupalle kõvasti kinni. Nii, esimene A, kas teil on kõigil õhupallid? Esimene B, kas teil on kõigil õhupallid? Nii, esimene C, kas teil on õhupallid? Esimene C, esimene D. Nii, ma lasen ka ühe. Nii, esimese klasside vanemad, tõstke oma käed ülesse. Vanemad. Ahah. Nii, teie nüüd ütlete hästi kõvasti, muidu esimene klass ei saa sellega hakkama. Teie ütlete hästi kõvasti, et möödugu need 9 aastat rõõmsalt, lõbuselt ja lennates. Nii. 1, 2, 3. Möödugu need 9 aastat rõõmsalt... Oota, lahti ei lase veel! Nii, püüdke nüüd kinni. Teeme siis niimoodi, et laseme üles 1, 2 korraga, laseme kõik õhupallid lahti. Ja soov ka kaasa, soov kaasa! Soov kaasa! Nii, vanemad õhupallid lendasid küll nüüd valesse poole, ei läinud nad gümnaasiumi suunas ega ei läinud ka nad kutsekooli suunas, vaid vist läksid vist teie koju. Nii, vanemad, aga ütleme selle ikkagi, paluks muusika kinni panna, et noh, et ütleks ikka veel kord hästi korralikult, et möödugu see 9 aastat koolis lõbusalt ja rõõmsalt ja koos õppides, ütleme siis nii. Möödugu need 9 aastat koolis lõbusalt, rõõmsalt ja koos õppides. 1, 2, 3. Möödugu need 9 aastat rõõmsalt, lõbusalt ja koos õppides. Nii, no eks me siis osad jätame siis vist peale tunde. Aga järgmine kord. Ja nüüd ongi meie aeg sealmaal, meie aktus hakkab lõppema, me soovime kõikidele, kes siin kooliõues on, meie teised klassid, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. ja veel kord ka esimesed klassid. Soovime teile kõikidele väga kaunist õppeaastat ja direktor helistab kella esimesse koolitundi ja siis me räägime veel ära, kuidas me saadame esimesed ja teised klassid
Vabaduse tänava koolimajja, aga direktor helistab enne esimese kella klassijuhataja tundi. Nii, ma siis alguses helistan seda väikse maja kella. Et see väike kell siis sümboliseerib, nagu linnapea ütles, meie väikse koolimaja lugu ja nüüd ma helistan siis suurt kella, mis on siis meie 3. kuni 9. klassideni. Nii. Ja kuna lugu on niimoodi, et nagu te näete, siis igale esimese klassi õpilasele me oleme sellise suurema õe või venna ka koolis juba valmis teinud. Ja me tahame teha nii, et väike maja ja suur maja elaksid ühes rütmis ja ühes hingamises, siis ma helistan 3. korda siis mõlemad kella veel koos. Ja nüüd me valmistume minema Vabaduse koolimajja esimeste, teiste klassidega. Esimese klassi õpilastel on oma 9. klassi õpilased saatjateks, siis tulevad teise klassi õpilased ja siis tulevad lapsevanemad loomulikult. Ja me avame sealt, kust tee läheb nüüd 5A on seal ees, ma tean, et me hakkame moodustama praegu rongkäigu direktor ja mina tuleme ette otsa ja me võtame kooli lipudirektor ka. Meil direktor ei võta, aga meil võtab üks laps selle lipu, et teeme selle rongkäigu valmis. Ja kui meie hakkame õuest välja minema, tähelepanu, esimene C-klass, Janno, vanemad, kas te olete siin, palun tulla siia. Nii, esimene A alustab, seejärel esimene B. Esimene B klassijuhataja. Ja õpilased. Neile järgneb esimene C. Esimene C alustas liikumist, neile järgneb esimene D. Tähelepanu, teised klassid. Plaksutame rõõmsalt, 1. september, esimene koolipäev. Teine A, olge valmis. Teine A, järgnege palun. Teine B, sättige valmis. Teine C ja teine D, olge valmis. Ja seejärel lapsevanemad, esimesed klassid. Kena päeva teile ja meie teiega armsad läheme tasapisi, kui rongkäik on koolihoovist lahkunud koolimajja. Kõigepealt alustame väiksematest. Anname õiguse koolimajja klassijuhataja tundi siseneda 3. A-klassil, seejärel 3. B. Ja nüüd võib peaukse kaudu. See õigus on meil olemas. 3. A. Seejärel 3. B. Kolmas C.
3. D. Ja nüüd 4. klassid, 4. A. Neljas A. Neljas B. Neljas C. Neljas D. Neljas E. Seejärel 5. Viies A, 5. B. Viies C. Viies C. Viies D. Viies E. Kuues A. Kuues B. Kuues C. Kuues D. Nüüd 7. 7. A. Seitsmes B. Seitsmes C. Seitsmes D. Ja seejärel riburada pidi 8. 8. A, B, C ja D, aga rahulikult. 8. A, 8. B tuleb ilusasti 8. A järgi, ei tule ette. Kaheksas C ja 8. D.